rahakratt on muidugi ka hea nimi, sest kratt on ju Eesti nii-öelda folklooris see, kes tassib kulda ja rikkust kokku peremehele. Et kust selline nimi ja kas see rahakratt on selles mõttes, et kas sa oledki nagu raha siis pannud enda jaoks tööle või kratina? Jah, see ongi folkloorist ja ma arvan, kui ma mäletan, kui ma selle nime võtsin ja domeeni registreerisin ja alustasin seda blogi, siis ta tuli mul lihtsalt esimese asjana, mul ei olnud mingit 10 nimevalikut. Ta kohe kuidagi automaatselt tuli mu seest, aga ma olen kindel, et mind on mõjutanud mu lugemus, sest ma olen palju lugenud erinevaid raamatuid Eesti kirjanikke ja välismaalt ja vaadanud ka. Meil olid kunagi lastesaated, kui me olime väiksed. Meil on vist suht sama vanust, mingi 38-40 juures midagi seal. No ma olen natuke noorem. Okei, no abe võib-olla annab juurde. Et mingid lastesaated ja laulud olid ka, et kratt nagu tassib kokku mingit kulda ja ma ei mäleta, mis saates see oli, no umbes Kunksmoor või mingi, ilmselt ma eksin praegu. Aga sealt see ongi mulle meelde jäänud. Ja mul ei olnud tõesti mingit ühtegi teist valikut nagu peas. Ma tundsin, et see on see õige rahakratt. Ja täpselt mina olengi, et see raha, mille ma siis teenin, mille ma nagu ise suudan teenida, selle ma siis panin niimoodi tööle, et ma ei kulutaks seda palgaraha ära, sest see on kõige kallim raha üldse. Sest selle nimel sina oled andnud oma elu tunde ja minuteid ja päev ära, mida sa ei saa mitte kunagi tagasi. Aga kui sa nüüd kulutad seda raha, mis sa oled teinud investeeringutega, siis sa oma seda seemne raha ei kuluta, see jääbki nagu igaveseks sinu jaoks tiirlema. Ja minu meelest see on lihtsalt nii ideaalne selline mudel, et see raha ongi selline kratt, kes siis läheb küla peale ja toob sealt tagasi, aga seda kratti ennast ma nagu kunagi ära ei söö või ära ei tapa. Et ma tarbin ainult seda, mida tema toob. Ja seal see, siis mul nagu peas mängiski see kokku, et see on ju kõlab väga hästi. Ja see eluks ajaks on mulle ka meelde jäänud sõna rentier tähendus, ehk siis isik, kes elab ainult dividendidest põhimõtteliselt see, mis sa praegu kirjeldasid. Aga kui me rääkisime sellest, et mis see viimane piisk oli, et sa vist alustasid seda blogi, kui sa olid 30, on ju? Et kas see oli kuidagi selle vanusega seotud või mis see nagu see viimane faktor oli, et kui me rääkisime, et see asi nagu kerib su sees, et kas see oligi see mingi konkreetne päev, kus sa vaatasid aknast välja või mingi konkreetne pensionär, keda sa nägid või nagu, mis oli vaata see, et sa tegid selle otsuse, et avai, ma hakkan blogi pidama ja ma võtan endale selle eesmärgi? Küll ma tahaks öelda, et see oli üks konkreetne pensionär ja siis tahaks praegu tervitada Hildat, kes kuskil oli, aga kahjuks see ei on nii. Ma arvan, et see oli niimoodi, et 30-st võib-olla tuli küll mingi tabamine. Ma ei taha seda siduda mingiks suuret 30 ja siis toimus mingi muudatus või kuidagi, et ma ei ole mingit numbri või sellist usku ka, et ma usun ainult eurodesse, selles numbritesse, aga ma arvan, et mingi siuke tabamine küll või taipamine, et vaata, ma olen elus teinud juba palju, ma arvan, et ma olin mingi 15 aastat tööd teinud, sest ma alustasin suhteliselt varakult. Ja igal pool ma mõtlesin nii, et no ei ole see, et jälle ei ole see. Ja äkki ma siis nagu võisingi mõelda midagi sukest, et näed, nüüd ma olen jälle nagu mingis uues kohas ja jälle nagu sama vana sitt, täpselt nagu, et ma olen vanem ja ma teen nagu jälle mingit asja, mida ma ei naudi, mis mulle ei meeldi, lihtsalt raha pärast. Ilmselt siis ma mõtlesin küll, et nagu okei, aitab. Ja ma mõtlen seda, et kui ma olin valmis kannatama 15 aastat või kui võtta ka keskmine eestlane näiteks, ta on valmis tegema tööd, ma ei tea, 30-40 aastat. Et siis minna kas pensionile või et siis oleks sul majalaen makstud või mis iganes. Et sa oled valmis 30-40 aastat kannatama. Kui mina ütlen, et tehke nagu rohkem minu moodi, mina olen nii-öelda kannatasin 5 aastat, panin nagu täiega kuuma, ja peale seda, nüüd olengi mõnes mõttes nagu rentier teen, mis meeldib, siis kumb on mõttekam kannatada, kas 5 aastat või 40? Et ma ei saa sest aru, miks inimesed nagu kuidas see ei jõua kohal, et mida sa 40 aastat kannatad, kui ma võin sulle näidata, kuidas võib-olla kannatada 5 aastat. Ja peale seda asjad hakkavad nagu järjest ja järjest paremaks minema. Eesti esu.